Lõuna-Hiiumaa vajas ka kohta, kus olla, ja üldse Hiiumaa vajas kohta, kus olla ka siis, kui ilm on kehva, päike ei paista, vihma sajab või novembrikuu sees tulla sooja tuppa, saada elamusi, kogeda kõrgusi. Vahvad eestvedajad leidsid, et teeme tuuletorni, et miks just torn, et loomulikult Hiiumaal on ju tuuletornide traditsioon, sellest ka tornilisus. Ja miks just tuuletorn, et arhitektid said inspiratsiooni Hiiumaal tihti uitavast tuulest. Et minu arvates väga vahvad mõtted on kokku pandud, elamused, traditsioonid, kultuur, kultuuripärand, loodus, kõik see, mis teeb Hiiumaast Hiiumaa, et selline julge, terviklik hoone, mis annab nii palju edasi Hiiumaast. Ja sellest siis tekkiski see tunnetus, et see on nüüd see koht, kus võiks olla üks Hiiumaa külastuskeskus asukoha poolest ja kõik muu edasi sai tegelikult usaldatud spetsialiste. Ja nii nagu ütlekski, et see hoone ise on arhitektide pakutud visioon. See, mis sinna hoonesse sisse tuli, see on pakutud Eesti teiste kõige professionaalsemate sisutootjate poolt. Ja neil oli professionaalsust keskenduda Hiiumaale ja kõik kokkuvõtteks läkski nii, et usaldasime professionaale ja olime kindlad enda kõhutundes. Meie eesmärk on ikka olla kvaliteetne ja sõbralik külastuskeskus, et oleks alati hea tunne siia tulla, hoitud tunne, et just see mõnus Hiiumaa tunnetus, see eriline Hiiumaa tunnetus, et siin sa saad seda kogeda. Just praegu me tegeleme sellega, et majale anda sisu, uut programmi, et tulemas on tegelikult just vaheajad oktoobris, detsembris, et meil on igasugused põnevaid programme ja tegevusi tulemas, nii et olge valvel, olge valvsad, et alates siis lastediskost ja loomulikult on juba käimas tiputegija karikasari ronijatele, et hoogustada ronimist ka, et rääkimata tõesti ju sellest, et majas on Baltikumi kõrgem ronimissein, et teha kõik selleks, et noored saaksid ekraanidest välja.